Tere kõigile taas kord Kodukandi juttudest ja seekord, nagu te näete, on meie Kodukandi jutud tulnud Kohilasse, Kohila valda, vallakeskusesse. Ütlen veel ära, et Kohila vallas me oleme korra juba olnud, nimelt kui me tegime päris esimest saadet Aespalt. Aga praegusel hetkel oleme siis Kohilas ja Kohila raudteejaamas. Ja kaamerasse siis jääbki meie praegusel hetkel Kohila uus jaamahoone. Vana jaamahoonet enam alles ei ole. Nii, ja sellel hetkel, kui me täna siin seda saadet teeme, on Eestis tegelikult päris raske olukord. On eriolukord ja kõik selle koroonaviiruse ja epideemia ja pandeemia pärast. Nagu näete, on Kohila jaam päris tühi. Aga tavaliselt see nii tühi ei ole. Viirused ja eriolukorrad on oma jälje jätnud. Ja liigumegi siis praegu pikki seda perrooni veel edasi. Ja Kohila raudteejaam on tehtud päris hästi juba ka korda. Ja Kohilas on tulnud väga palju inimesi elama. Ja just tänu sellele, et Kohilas on hea rongiühendus Tallinnaga. Siin tuleb mul ka Tallinnasse tööle käia. Ja siin siis Kohila raudteejaam, Kohila pealmine liiklussõlm. Ja Kohila jaamas on ka siis veel mõningad asutused, nagu ka siin toidubaar või kohvik. Aga ka need on praeguse raske olukorra tõttu suletud. Siin veel mõningad vaated Kohila raudteejaamast. Kohilas asub veel ka Kohila mõis, Kohila paberivabrik, mis on selle Kohila teinud omal ajal päris kuulsaks. Ja asub ka Anger ja õigeusu kirik, aga kõike sinna me täna veel ka näeme ja vaatame, mis veel tuleb. Ja liigumegi siis siit kaameraga edasi oma järgmise koha juurde.